Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Noitsu emme ja see on Noitsu issi. Peppa. Noitsu vanaisa Tiik. Peppa ja Priidik aitavad Noitsu vanaisa aiatöödes. Täna me teeme ühe tiigi. Hakatuseks me kaevame suure augu. See on härra Rebane. Tere, härra Rebane. Tere, Noitsu vanema. Mida ma võin teile täna hommikul müüa? Mul ei ole midagi tarvis. Kui siis Noitsu vanaisa on, äkki temal on midagi tarvis? Kardan, et tema on tiigi kaevamisega ametis. Või tiigi? No siis on mul küll midagi sobivat. See on aia päkapikk, kes püüab kala. Kui armas. Antiik, ainulanne. Ma võtan selle. Peppa, Priidik ja Noitsu vanaisa on kaevamisega ametis. Peppa leidis ühe pisikese tassi. Paistab üks väga vana teetass. Priidik leidis ühe hiigelsuure luu. Täna soonol. See võib tõepoolest olla mõnest dinosaurusest jäänud. Oi, aga mis see on? Noitsu vanaisa leidis kuldmündi. See on ju Aare vanaisa. Kuidas siis tiigi kaevamine edeneb? Väga hästi, vaata, mis me leidsime. Tassi, dinosauruse luu ja mündi. See on peidetud varandus. Kui põnev, minul on ka üks pisikene varandus. See ei ole varandus, vaid aiapäkapikk. Noitsu vanaisa ei salli aiapäkapikke. Härra Rebase sõnul on see väga antiikne ja väga ainulaadne. Tema sõnul muidugi. Vanaisa, mis arvad, kas me tõesti leidsime peidetud varanduse? Ma pole kindel. Eks nad muuseumis oskavad öelda. See siin ongi muuseum. Tervist, kuidas ma saan aidata? Tere, härra Jänes, me kaevasime varanduse välja. Vaatame järele, mis teil seal on. Peen portselan tass. See on väga huvitav. Mida veel te tõite mulle? Ühe mündi. Kullast. Kas see on tõesti päris plastkullast? Ei, see on metallkullast. Veel midagi? Heldeke, see luu on küll suur leid. Vaadake, see sobib täpselt minu dinosauruse skeletti. Tore! Suur tänu, et need väärtuslikud esemed meile üle andsite. Need on siis tõesti midagi väärt? Oo jaa, need on palju raha väärt. Ja te võite alati tulla muuseumi neid vaatama. Lapsed saavad tasuta, aga teie poole hinnaga, sest olete ju vana. Kas tohib ainult küsida, kust te need aarded välja kaevasite? Vanaisa aiast. Kaevamistööd tuleb katkestada, kuni meie ekspert asja uurib. Miks? Maapõues võib peidus olla teisigi muinsusesemeid. Vanaema, me oleme tagasi. No tere, mu kullakesed. Meie varandus peab muuseumi jääma. Ja me ei tohi siin seni kaevata, kuni tuleb asjatundja. Kust ma pean kaevama, härra Jänes? Täpselt siit, härra Härg. Härra Härg on kaevamise asjatundja. Kas leidsite midagi, härra Härg? Ei, kõik tavalised asjad, natuke potikilde ja muud rämpsu. Tänan igatahes vaeva nägemast. Võtke heaks. Kahju, et me midagi muud ei leidnud. Pole viga, tore on see, et te kaevasite meie eest tiigi valmis. Väga ilus, vanaisa. Tiig nagu olema peab. Ja kaunistuseks üks aiapäkapikk. Kuidas meeldib, härra Jänes? Ma poleks iial arvanud, et elu sees mõnd sellist näen. Need kohtab igal sammul. See siin on antiik, täiesti ainulaadne ja väärtuslik. Siis kuulub see ju muuseumi. Nii see on. Pole viga, te võite seda ju alati vaatama tulla. Ja sina saad poole hinnaga, vanaema, sest sa oled ju vana. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend, poissa Priidik. See on Otsu emme. Ja see on Otsu issi. Peppa. Elas kord. Peppa ja Priidik uurivad juturaamatuid. Vaata, Priidik, kui põnev seiklus. Siin on haldjatest ja 3 karust, kes söövad putru. Ja kurjast hundist, kes otsib vanaema, keda nahka pista. Ära murutsi, Priidik. Muinasjutud lõpevad alati hästi. Kui meie ka mõnes muinasjutus elaks. Peppa, Priidik, meil on aeg minna. Kas me läheme seiklema? Jaa, me läheme vanaema ja vanaisa juurde lõunale. See ei ole mingi seiklus. Seal saab kartuleid. Kas me võime pildiraamatut kaasa võtta, et neid autos lugeda? Me ei lähegi üldse autoga, Peppa. Me hoopis jalutame. Jalutame kogu maa vanaema ja vanaisa juurde. Jaa, me läheme otse teed läbi pargi. Kas pargis on lohesid ja haldjaid ka? Minu teada mitte. Aga sellest tuleb kena jalutuskäik. Ainult, et mingeid võluasju meiega ei juhtu. Mine tea, kui me silmad hoolega lahti hoiame. Peppa ja Priidik on jõudnud parki. Ei tundu üldse võlutud paik. Ei tea, minu meelest võib olla küll. Jaa, see näiteks on punamütsikese raja moodi. Mind ei üllataks, kui me suure kurja hundiga kokku põrkame. Tervist! See on härra hunt. Tervist, härra hunt, kuidas läheb? Väga hästi, ma tänan. Ainult kõht on natuke tühi, ma püüan mõelda, kuhu lõunale minna. Mina lähen vanaema juurde sööma. Kas tõesti? Jaa. Kas ta elab kaugel? Ei, me lähme mööda otseteed. Väga hea. Kohtumiseni hiljem. Nägemist ja aega. See oli täpselt nagu punamütsikese loos. Kohata härra hunti just siis, kui ma olen teel vanaema juurde. Kuhu poole nüüd, Noitsuissi? Ma ei teagi. Seal on üks väike majake. Küsime neilt teed. Tervist! Kas keegi on kodus? Huvitav, kes siin elab? Niiviisi metsa sees. 3 tooli ja 3 pudrukaussi. Tere, Peppa! Need siin on karu Kerstiine ja tema emme ja issi. Terekest! Tere, härra ja proua karu, vabandust, et me tülitame. Uks oli lahti, nii et me astusime edasi. Väga hea, rõõm teid näha. Kas te jääte meile lõunale, Peppa? Meil on täna puder, mitte liiga kuum ega liiga külm, vaid just paras. Me oleme tegelikult teel Noitsu vanaisa ja vanaema poole. Äkki juhatate meile suuna kätte? See rada seal viibki teid kohale. Täname, nägemist, head aega! See oli ju täpselt nagu Kuldkihara ja 3 karru loos. Jaa, väike majake ja 3 tooli. Ja 3 kausitäit putru. Me oleme jälle muinasjutus. Peppa jõudis Noitsu vanaisa ja vanaema juurde. Vanaema, me oleme kohal. Tervist! See on härra hunt. Härra hunt, miks teie siin olete? Ma sätin siin sööma, teie vanaemal on mõnus lõuna valmis. Ja, lõuna on laual, tulge sisse. Tere, Peppa! Tere! Hunt Heidi tuli samuti lõunale. Söök on laual! Tore, kartulid! Kartulitest ei saa iialgi küllalt. Heidi, mul oli seiklus muinasjutu võlulaanes. Mis asi on muinasjutu võlulaas? See, kus saab elada muinasjutus. Peppa armastab muinasjutte. Kes siis muinasjutte ei armastaks? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Possa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Politseijaoskond. Peppa sõidab koos perega koju. Täna oli vahva õuepäev, aga nüüd ei taha ma muud kui koju jõudes jalad seinale lüüa ja juua tassikese. Dinosaurus. Priidik ootas ära dinosauruse ära. Jälle. Aeg, ta võis selle kaotada kuhu tahes. Me käisime täna nii paljudes paikades. Poodides, mänguväljaku, pargis. Priidikule ei tule meelde, kuhu ta härra dinosauruse jättis. No jah, siis on härra dinosaurus igaveseks kadunud. Ära muretse, Priidik. Küllap keegi leidis härra dinosauruse üles. Ja leitud asjad viiakse politseijaoskonda. Nii et just seal härra dinosaurus nüüd ongi. See siin on politseijaoskond. Need on politseinikud Orav ja Panda. Nemad teevad tähtsat politseitööd. Väga maitsvad sõõrikud. Ja, sõõrikud on priimad. Politseinikud armastavad sõõrikuid. No terekest. Niimoodi ütleb politsei tere. Kuidas me saame teid täna aidata? Dinosaurus. Priidik kaotas härra dinosauruse ära. Ole murreta, Priidik. Küllap sa leiad oma dinosauruse jälle üles. Sul tuleb vaid silmad ja kõrvad lahti hoida. Tegelikult me lootsime, et keegi on Priidiku mänguasja üles leidnud ja siia toonud. Või nii? Ma pean Priidikut küsitlema. Tavapärane protseduur. Palun kirjelda oma dinosaurust oma sõnadega. Rahulikult, ära kiirusta. Kasuta nii palju sõnu, kui kuulub. Dinosaurus. Suurepärane kirjeldus. Meil on tagaruumis mõned kadunud dinosaurused. Tulge kaasa. Kui palju asju. Ja hämmastav, mida kõik ei kaotata. Viimavarje. Käekotte. Mereröövlite aardeid. Jah, mereröövlid ei mäleta kunagi, kuhu nad oma aarde võtsid. Kui keegi selle aarde üles kaevab ega leia mereröövlid, kellele see seaduslikult kuulub, siis toob ta aarde siia. Naljakas on, et mitte ainumaski mereröövel pole ilmunud siia oma aarret tagasi nõudma. Rongist leiti segumasin. Küllap mõni reisija unustas maha. Ja see banaan leiti kingapoest. Me ei saa iial teada, kuidas see sinna sattus. Vabandust, noormees. Mida me otsisimegi? Dinosaurus. Jaa, alun karbi täis plastdinosaurusi. Kas see on sinu stegosaurus? Ei. Aga see triceratops? Ei. Siis see brontosaurus? Ei. Ma kardan, et rohkem dinosaurusi meil ei ole. Ole mureta, Priidik. Küll me su dinosauruse üles leiame. Just, pruugib vaid silmad kõrvad lahti hoida. Kes selle laternaposti siia pani? Jah, see pole laternaposti jaoks sugugi ohutu koht. Ohtlik laternapost avalikus kasutuses oleval teel. Ahaa. Teie auto, eks ole? Jah. Seesama auto, mida te kasutasite oma väljasõidul, kus dinosaurus kaduma läks? Jaa, mis siis? Palun veel hetk kannatust. Kas te võtsite Priidiku dinosauruse autosalongi? Ei. Me arvasime... Palun tulge autost välja, proua. Siin pole midagi, kõik on puhas. Kas lubate meil avada pakiruumi, proua? Ja, olge lahked. Terekest. Vaadake, mis me leidsime. Dinosaurus. Õigus. Miks me ometi ise pakiruumi ei vaadanud? Suur tänu. Me teeme vaid oma tööd, proua. Priidik armastab härra dinosaurust ja härra dinosaurus armastab Priidikut. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa, kui ma suureks saan? Peppa ja sõbrad on mängurühmas. Lapsed, täna räägime, kelleks te suurena saada tahate. Võite kasutada seda kostüümikasti. Äkki on sellest otsustamisel abi. Preelika sell, mina ei tea, kelleks ma tahan saada. Pole viga, sul on aega sellele mõelda. Olgu. Mina tahan suurena saada kuningannaks, et ma saaksin teisi kamandada. Või nii? Mina vist tahan saada õpetajaks. Mis sulle õpetaja ameti juures kõige rohkem meeldib, Emily? Et saab teisi kamandada. Olgu. Mina tahan suurena politseinikuks saada. Mul oleks vilkuriga auto. Niino. Tänan, Rudi. Mis sulle politseiniku ameti juures veel meeldib? Et saab teisi kamandada. Ahhaa. Mina tahaksin saada arstiks või õeks. Miks need ametid sulle meeldiksid, Leenu? Sest ma saaksin teisi aidata. Imetore. Ja kamandada saaks ka. Jah, aga mitte kõigis ametites ei saa kamandada. On ka palju teisi tähtsaid ameteid. Näiteks ehitaja või luuletaja. Mina tahan suurena saada mereröövliks. Mereröövlid laulavad vahvaid laule ja hüüavad ahoi. Ma ei usu, et mereröövel oleks mingi amet. Kas mereröövel või põllumees? Jaa, põllumees on palju parem. Saaksid meile kõigile toitu kasvatada. Ja loomi kamandada. Jah. Mina tahaksin olla superkangelane. Jaa, see on väga tähtis amet. Pead kihutama kiiremini kui rong, kõrghoonete otsast alla kargama. Kõigi superkangelase asju ma ka ei taha teha. Aga ma tahaksin ainult teisi kamandada. Jah, muidugi. On aeg koju minna ning vanemad on lastele järele tulnud. Tere, mu pisikesed noitsud. No, mis te siis täna mängurühmas õppisite? Preelika sell palus meile rääkida, kelleks me suurena saada tahame. Kõlab vahvalt. Tegelikult mitte enne. Kõik teavad, kes nad tahaksid olla, ainult mina ei tea. Kas sina, Priidik, tead, kelleks sa tahaksid saada? Dinosaunal. Priidik tahab suurena olla dinosaurus. Näed nüüd ise. Pole viga, Peppa. Sul on veel palju aega otsustada, kelleks saada. Olgu. Mis tööd sina teed, emme? Mina teen arvutitööd. Kas sa saad teisi kamandada? Ei. Siis pole see kuigi väärt amet. Peppal ja Priidikul on aeg magama minna. Issi, mis tööd sina teed? Ma võin ju sulle öelda, Peppa, aga ma kardan, et see kõlab pisut igavalt. Ei kõla, issi, palun ütle. Olgu siis, minu tööks on kavandada ja teostada hoonete terviklikke ruumilahendusi. Kas sulle meeldib su töö? Mulle meeldib, aga kõigile ei pruugi meeldida. Igaüks on isemoodi, Peppa. Mida siis mina võiks teha? Mõtle, mida sulle teha meeldib. Porrilompides hüpata. Ma ei tea just kuigi palju ameteid, kus seda vaja läheks. Ma tahan saada kuulsaks porrilompis hüppajaks. Ja mina tahaksin saada kuulsaks suure kõhu omanikuks. Aga see pole ju töö. Aga mina olen porrilompides hüppamises väga hea. No, seda küll. Kui ma suureks saan, õpetan kõik teised ka porrilompis hüppama. See kõlab nagu hea mõte. Hea tööd, Peppa. Hea tööd, Priidik. Hea tööd. Peppa ja Priidik jäävad magama ning näevad unes dinosaurusi ja porrilompides hüppamist. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa.
Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Arstid. Peppa mängib koos sõpradega. Mis hääl see on? See tuleb puu otsast. See on ju kilpkond Tiugu. Sa pisike paaret, tule kohe alla. Ma raputan puud, et Tiugu alla saada. Kas see on ikka hea mõte, Pedro? Ära muretse, ma olen ju super Pedro. Aeg, mis siin juhtus? Tiugu kukkus Pedro nina peale. Mu nina valutab. Vaene Pedro, ma kutsun kohe arsti. Doktor Pruunkaru kuuleb. Paistes nina? Kohe tulen. Tervist, kus on patsient? Siit mu nina valutab. Või nii, ütle A. Siin aitab ainult plaaster. Nõndaks, varsti saad terveks. Minu prillid ei tööta. Pedro prillid on päris mustad. Doktor Pruunkaru, kas te oskate Pedro prillid ka korda teha? Ei oska, selleks on tarvis optikut. Optik on arst, kes teab prillidest kõike. Minu isa on optik. Tere, doktor Bonnie kuuleb. Mure prillidega? Otse kohe olen kohal. I'm on my way. Tere, issi. Tere, poja, milles asi? Mu prillid ei tööta. Kas sa näed neid tähti? Ei, mu prillid ei tööta ju. No need prillid on vaja korralikult puhtaks teha. Kas nii on parem? Joo, aitäh, issi. Doktor Bonnie tegi Pedro prillid korda. Tore. Tänan, arstid. Nüüd on kõik jälle hästi. Aga Tiugul on ju ka abi vaja. Ta siputab jalgu. Ja tundub, et ta on tagurpidi. Kas arstid oskavad aidata hätta sattunud kilpkonna? Kardan, et loomi ravida me ei oska. Tarvis läheb veterinaari. Veterinaar on loomaarst. Hallo, doktor Hamster kuuleb. Kilpkonn kilbi peal selline maas. Tulen otse kohe. Tervist, doktor. Tervist, doktor. Tervist, doktor. Tervist, doktor. No, kus on siis patsient? Siin, ta kukkus puu otsast alla. Tiugu, sa igavene võrukael. Mis ma olen sulle puu otsa ronimise kohta öelnud? Kas ta saab terveks? Jaa, muidugi pöörame su jälle õiget pidi. Nõndaks, nagu uus. Kui tore. See oli väga huvitav ravimeetod. Tegelikult tavapärane protseduur. See on doktor Elevant, hambaarst. Tervist, ma kuulsin, et siin on hädajuhtum. Ega kellegi hammas ei valuta? Ei, tänan küsimast. Hambaarst tahab alati hambaid puurida. Eks ma siis lähen. Oh aeg, doktor Elevandi auto ei lähe käima. Kas siin on mõni arst, kes oskab auto terveks teha? Ei. Ma tean, kelle poole pöörduda. Hallo, kutsu vanaisa lammutustööga, ta kuuleb. Auto ei lähe käima. Juba tulen. Tervist! Tervist! Proovige nüüd käivitada. Proovige uuesti. Nii, nagu uus. Hurraa! Kutsu vanaisa on autoarst. Kõige vastu leidub rohtu. Katkised autodki ravitakse terveks. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.